Aga nüüd oleme siis siin saalis tõesti tänase keskkonnapäeva viimase osa juures. Tegelikult tänane keskkonnapäev siin veel ei lõppe, et õhtune programm on Suuremõisas, nii et kellel on vähegi vaba õhtupoolik, siis olete teretulnud ka sellest osa võtma. Aga teeme nüüd siis põgusa arutelu paneeli ja meie tänaseks teemaks on, et millised võiksid siis olla Hiiumaa põllumajanduse tuleviku väljavaated. Ja kui Ivo ja Kaleviga me oleme juba täna põgusalt tuttavaks saanud ja nende tegemistest ka nii visuaalselt kui hääle kaudu teada saanud, siis teised kolm meest tänases võtmes võivad veel natukene tundmatud olla. Aga esimesena siit edasi minnes on siis Tõnu Kaptein, veisekasvataja, siis on Heiki Maivel, teraviljakasvataja ja viimaks siis Martin Vallikivi, sina oled piimakasvataja. No, ma teen natuke kõike. Ma tahaks kohe algatuseks esiteks öelda kiidusõnu meie kohalike põllumeeste suunal, sest et ma ei tea, kas me saame rääkida aastatest või aastakümnetest, kui on pideva murekohana välja toodud see, et Hiiumaa põllumajandussektoril ei ole oma katusorganisatsiooni. Siis alates selle aasta jaanuarist on olemas selline ühing nagu Hiiumaa Põllumeeste Liit ja paljukesi täna siis Hiiumaa põllumehi sinna juba koondunud on, et kas on veel ka vabu kohti? Meil on täitsa viis liiget, et tasa ja targu alustame, et ei hakka kohe suuri rahvamassi kokku ajama, aga et proovime teha põhjalikult ja rahulikult. No igal juhul noored hakkajad mehed on eesotsas ja loodetavasti siis on kampa kutsutud ja oodatud ka kõik need, kes võib-olla on juba aastaid või aastakümneid selles sektoris olnud, aga ei ole veel oma kohta siin leidnud, et saate ikkagi ajada siis ühist asja, on ju, loodetavasti. Aga igal juhul on see juba esimene samm positiivsuse suunas. Aga kui me täna peaksime rääkima tulevikust, võib-olla me peaks ikkagi alustama sellest, et kui Kalevi ühelt slaidilt tuli ju väga hästi välja, et maakonnana on Hiiumaa justkui kõige kesisemate muldadega boniteedi mõttes, siis kui me nüüd lähemegi põllumeeste vaatesse, et milline see hetke olukord meil Hiiumaal on, et mis on meil hästi ja mis on see, mis tegelikult ikkagi väga kõvasti pitsitab. Et hakkame, Martin, näiteks sinust võib-olla pihta, et ilmselge, et sina oled veel piisavalt noor ja tulevikku vaatav, aga ometi kuskil tuleb nii-öelda reaalsuses piirid ette, et kas ei ole piisavalt maad, ei ole piisavalt tööjõudu, ei ole piisavalt võimekust soetada masinaid või ütleme ka majanduslikku mõttekust, et milles sina näed tänast nagu hetke olukorda, kuidas sa kaardistaksid seda paari lausega? Ma arvan, et tegelikult on hästi, et muld on küll kehva, aga me pole ju parema mullaga harjunud ka, on see, mis on. Katsume seda parandada, et on suundumused just selle mulla tervise peale ja et igasugused võtted ja uuemaja asjad, et hoida mulda talvise taimekatte all ja süsiniku sidumine ja toitaineid ei teostuks ja et põllumehed on ääretult tublid uuendustega kaasa minema ja siin läheb ainult paremaks. Ja üldiselt mina näen seda hästi, et Hiiumaa keskkond põllumeeste poolt on väga hoitud ja asjad on paigas. Mis võiks olla rohkem on enda toodangu väärtustamist nagu majanduspoole pealt, et me suudaksime nagu rohkem väärtust luua, aga üldiselt pole meil häda midagi. Kuidas on, kui sina võtad täiesti jälle enda mätta otsast, kas sina oled täielikult mahe ja osaliselt mahe või milline see osakaal on ja kas selles sinu vaates on ka tulevikku? No mina olen mahetootja, aga kui mahetootjaks hakata, siis peab arvestama sellega, et sa jääd kohe hulka vaesemaks, kui sa võrdes tavatootmisega üldjuhul, aga ise olen eluaegult olnudki mahetootja ja harjunud sellega, aga mul on poeg, kes on siis nagu tulevane minu mantlipärija ja tema ei ole siis selle mahetootmise usku, sest kaus ikka vaene oled ja seda asja ajad. No Heiki, kuidas sina tänast olukorda kaardistad nii enda vaates kui võib-olla siis ka proovi nagu nii-öelda maakonna vaates vaadata? No mina näen, et Hiiumaal on olukord üldiselt hästi, et põllumehed on mitmekesised, meil on kõike, meil on lihaveist, meil on mahe kui tavateravilja, piimatootmis, piimatootjad võiks olla rohkem,
aga meil on kõike natukene, nii et mitmekesisus on olemas. Mina siis näen, et mina olen teinud tavatootmist teraviljakasvatuses ja nägin, et selle Hiiumaa maade peal ja selle sisendite hinnaga logistika poole peal tekib rohkem probleeme kui mahega. Et mahe nagu stabiilsem ja kindlam. Ja endale meeldib ka siis nagu nii-öelda seda mullastikku ja seda hoida rohkem pigem ka järgnevatele põlvedele. Nii, Tõnu, kuidas sinu vaates on olukord nii sinu enda isikliku tegemiste osas, kui siis ka võib-olla natukene üldisemalt? No kuna ma igapäevaselt ise enam otseselt ei tegele, õnneks on noored asja üle võtnud, et ma püüan nüüd kõrvaltvaatajana rohkem seda olukorda hinnata. Meie jaoks võib-olla ühtepidi on see, et me asukoht on soodus selleks, et just nimelt karjatada lihaveiseid rannaaladel, aga teistpidi on täna väga palju nii looduskaitselisi kui ka muid piiranguid, mis teevad selle majandustegevuse seal väga keeruliseks. Räägitatakse nende alade hooldamisest, aga minu seisukoht on, et neid alasid tuleb mõistlikult majandada, et siis on tagatud nende alade säilimine, et nüüd ongi siin, kas me hooldame kindlate parameetrite järgi, et see rohukasv on just nii kõrge, et see tööd on tehtud selleks kuupäevaks või majandame neid alasid nii, et seal jäävad loomad ellu, säilib maksimaalselt see loodus ja ka inimene jääb või see majandaja jääb sealt ellu. Et omajagu keeruline on täna seda kõike niimoodi teha, et kõiki neid nõudeid täita. No Hiiumaa seisukohast jah, et Hiiumaal on piisavalt täna ikkagi rohumaid ja nüüd suuresti ikkagi tulevik võiks olla ka just nimelt selle loodusliku ressursi mõistlikul kasutamisel. Mitte ainult, et me täna on ka Hiiumaal tekkinud neid siis inimetatud hooldajad, kes teevad seda tõesti ainult selle hooldustoetuse pärast, teevad ära need minimaalsed tööd, mis on selle hooldustoetuse saamiseks, aga et tulevikus ikkagi peaks olema suunatud see kogu see tegevus nendel aladel ka majandamisele, olenemata sellest, et siis kas seal on toetused taga või ei ole, et see peab kujunema ikkagi majandustegevuseks. Ivo ja Kalev, mul on teile selles mõttes ühesugune küsimus, et teie oma igapäevatöös vaatate hästi palju andmeid ja analüüsite. Kas teie töö jaoks üldse Hiiumaalt tuleb mingisuguseid piisavaid andmeid selles vaates, et suurusjärk Hiiumaa pindala on kuskil 1000 ruutkilomeetrit, me oleme üliuhked ja kogu aeg seda hõiskame igal pool, et meil on sellest kogu maakonnast 70% on metsa all, et siin põhimõtteliselt sellist analüüsitavat ala ja andmeid liiga palju kätte ei tulegi, et üleüldse mingisuguseid tulemusi kuskilt välja pigistada. Kuigi Kalev ütles, et ta on Hiiumaa fotot kasutanud ja selle eest peapesu saanud, on ju. Et nii-öelda Hiiumaad oled saanud kasutada küll, aga ikkagi ma mõtlen mastaabi mõttes. Et viimased paarkümmend aastat, kui PRIA kogub neid andmeid, siis põllumajanduse kohta on need PRIA andmed, mis meil on kasutada vabalt ja analüüsida. Seal on mõnikord ka mõned kalad sees, et see minu tabelis ka aasta 2018 oli kindlasti ei olnud andmed päris õiged. Need arvud olid suuremad kui praegu, midagi oli valesti. Ja teine võimalus on, me kogume siis andmeid, kui mingi projekt on ja me võib-olla tüütame põllumajandustootjad igasuguste ankeetide ja küsimustikega. Et meil oli üks projekt, kus me tahtsime teada põllumajandustootjate
mõtet, kas nad on nõus nagu koostööd tegema, et kui me neid toetusi võtame, siis tihtipeale on üks põld ühes kohas, teine põld teises kohas, et oleks nagu terve maastik nendega kaetud, et kas nad oleks nõus koostööd teha. Ja me alustasime nagu pihta Matsalust ja Läänemaast, meil oli vaja 100 vastust ja siis me nähtavasti saatsime ka Hiiumaale ja Saaremaale selle küsimustiku. See oli jällegi väga tüütu küsimustik, mingi 70 küsimust, et ükski normaalne põllumees ei vasta nende küsimustele. Aga me ikka kogume, tähendab, ja teine, kus me Hiiumaale tulnud, aga Saaremaale oli seesama praegune projekt, et koguda õpetusandmeid viimase 3 aasta osas, kus on olnud ilmastikust tulenevad kahjustused talirapsile või rukkisele, et jällegi me võtsime 15 tootjat üle Eesti ja siin oli ka jällegi lootus, et on mingil tudengil saada andmeid või ka professoril, õnneks meil on õppetoolis kogenud agronoomid seal Aare Selge ja Mati Koppel, kellel on isiklikud kontaktid ja siis me saime need andmed. Ja me saime need andmed kuskil üle Eesti 700 põllu kohta ja nüüd tegelikult PRIA soov ongi see, et kaardistada kõik need ilmastiku kahjustused viimase 7 aasta kohta, et nagu aru saada, et kui me kunagi peaks mingi meetme välja töötama, et siis mis need mahud võiks nagu olla. Et see on nagu kaugseire rakendamine, et jällegi Lätis või mitmes riigis on see juba praegu kasutusel, et kui teatud protsent on kahjustatud, siis saab toestuskasude. Ka see aasta oli niimoodi, et oli küllegi leebe talv oli, aga ikkagi olid need üleujutuse kahjustused seal Kostiperes ja Vändras ja mitmed kogusime andmed droonidega, aga seal olid tegelikult seal mõned rapsipõllud läksid kõik ümber kündmisele, et jah, andmeid tuleb, aga me kogume siis andmeid, kui on huvi või kui mingi projekt on niimoodi, et Nii et Hiiumaa võib küll väike olla, aga temast võib kasu ikkagi olla. Ei, vaidlematult tähendab, et ta on väga unikaalne ja väga tore on siin toimetada. Ivo, kuidas sinu töös on Hiiumaa kajastunud või andmete kättesaadavus? Ega üldiselt see nii ei ole. Ma pean ka mainima muidugi, et minu see töö on rohkem selline poliitikameetmete ja selle keskne, aga laias laastus, kui nagu mõtestada seda läbi selle, et Hiiumaa saaks olla tegelikult ääretult suurepärane selline mikrosüsteem, mida analüüsida, mida mõtestada, täpselt nende samade nii suuremate, laiemate poliitikameetmete mõju kui ka siis see sama tasakaalu leidmine. Sest lõpptulemusena me teame kõikide nende samade juttude pealt, mida mina näitasin, Kalev, siin see nagu laiem pilt selle kohta, et biomajandus ehk siis see, millist väärtust me maa pealt loome, seal erinevaid asju kasvatades, saab olema järgmisel 30 aastal kauemgi ääretult oluline ja siin tekivadki kõik sellised pinged siis selle vahel, et kes mida seal saab teha ja kuidas ja milliste piirangute või milliste toetuste võimalusteta. Et täpselt samamoodi, nagu siin eelkõnelejad on rääkinud, on näha, et mingid asjad, mida on tehtud, kas need on näiteks mahenõuded ja sertifikaadid või mingid hooldustoetused, et need ei pruugi täita tegelikult seda eesmärki, mis on pandud, et asi hakkab kuidagi elama mingit omaette elu, mis hakkab irduma sellest reaalsusest ja sellised süsteemid, kus sa saad vaadata nende asjade toimimist mingisuguses kontekstis on ääretult väärtuslikud, sest selle põhjalt sa saad teha järeldusi, kuidas paremini teha ja täpselt samamoodi siis kogu see maakasutuse küsimus, kui sul on selline hea suletud süsteem, ma lähen nüüd kuidagi väga tehniliseks kogu selle jutuga, aga et Hiiumaa kontekstis mõtestada läbi see, et mis maa-aladel on võimalik rohkem kui ühte asja korraga teha. Ma arvan, et see päikesepaneelide näide, mis Kalevi ettekande lõpus tuli, oli väga huvitav, et kui sul tekivad nagu täna näiteks sellised piirkonnad, kus päikesepaneele pannakse, esimesed uuringud on juba tehtud, kus sul on võimalik siis need samad maad võtta kasutusele ka elurikkuse võimendajatena või tagada seal, et see on nagu selline piir, mis ilmselt jääb mingil määral puutumata või siis on seal võimalik ka mingisuguse siis loomakasvatusega tegeleda. Et sul on nagu, me liigume sinna poole, kus ühel maa-alal peab olema rohkem kui üks funktsioon hästi tihti, sellepärast, et muidu me ei saa kõike seda teha, mida me tahame. Et veel üks projekt, mis on praegu käsil Medki juhtimisel, et tõsi on see, et meil on küll üle 30 ilmajaama üle Eesti, aga tegelikult need ilmajaamad kokku tegelikult ei kaardista kogu olukorda Eestis, millised on sademed või millised tormituuled on, et tegelikult põllumehed vajaksid palju täpsemaid andmeid ja nüüd
ühelt poolt PRIA posti juhtimisel püüaksid välja töötada uus agri-klimaatiline tsoneering Eesti jaoks ja samuti siis koguda kõik need andmed kokku, et põllutootjad, kellel on omad ilmajaamad, võtta andmeid ka maantee ilmajaamadelt, et kui neid mudeleid teha, prognoose, et need oleks täpsemad ja paremini online'is kättesaadavad, põllumees ei taha kuulda statistikat, mis on olnud, nad tahavad teada, mis tuleb ja mis praegu on, tähendab, see on nagu sõnum, et küsimus on jah, kuidas operatiivselt andmeid edastada. Et neid näiteid on hästi palju, kus tegelikult need suvesademed on niivõrd lokaalsed, et Tartu lõunaosas on kuiv ja põhjaosas sajab, eks ole, või kui 2 või 3 aastat tagasi oli meeletu paduvihm Tartus ja olid seal Toomemäel nõlvanihked, siis Tõravere registreeris 0 mm sademeid. Et see on ka tõsi ja samamoodi on, ma arvan, et Hiiumaal on, et teil on küll 2 ilmajaama, eks ole, aga see, mis toimub seal kuskil Käinas või Emmastes, on hoopis teine, mis siin võib-olla Kärdlas on. Tohib küll, aga ma annan sulle mikrofoni ka. Ma laenan Kalevi mikrofonist, mul on endal juhtme küljes. Jaa, üks asi niivõrd lõikas kõrva või ma ei tea, hinge ja see oli see lause, et mahetootja on vaesem kui mitte mahetootja ja seetõttu on mul tegelikult üks, ma ei tea, põllumajanduspoliitika või majandusküsimus, aga tegelikult mitte Ivole, vaid just põllumeestele, et kuna nagu kogu aeg jutlustame seda, et ökoloogiline tootmine ja kohalik tootmine, kõik need väärtused, et see on suur väärtus, aga paistab, et majanduslikult ta ei ole väärtus. Et kas saaks kuidagi välja tuua, mis on takistus sellele, et mahe ja ökoloogiline tootmine tasuks ka ära? Või on see paratamatu, et seda ei saagi kunagi nagu kallimalt müüa kui praegu? No eks see on seal poeleti peal, et mahetoodang on küll ainult natukene poes kõrge hinnaga või viimasel ajal isegi on madala hinnaga, näiteks poes on mahepiim kui tavapiim, et mahepiim kuidagi ei tõuse hind seal poes ja kui ütleme 90% poekülastajatest vaatab ainult hinda, et siis kui muidu juba see nagu läks, et inimesed soovisid mahetoitu ja nagu asi kasvas, siis kui tuli sõda peale, siis inimesed vaatasid, et ja kui on üldse midagi suhu panna, et on ta mahe või ei ole, et vahet ei ole. Et turult ei tule seda lisandväärtust nagu nii palju peale, et toetused küll on, aga sa ei jõua lõputult seda nagu toetada ka. Et just see inimeste ostukäitumine ja tarbimine, et sealt peaks tulema, turult peaks rohkem raha tulema, et muud ei olegi seal. Seal peab ka arvestama seda, et see mahevili ja mahetoode ei lähe mitte ainult meie turule, vaid enamus sellest liigub Euroopa turule. Ja kui Euroopa turg leiab odavama koha, kus oma mahetoodet saada, siis nad meie toodet ei taha ja meilt siit seda Euroopa turule viia on nagu nii palju kallim kui Slovakkiast või Tšehhist ja siis jäämegi meie vaeslapse rolli lihtsalt. Kas siis võib öelda, et mahetoode on selline mugavustoode või hea aja toode, et kui ajad on head ja rahval on raha, siis ostetakse küll, aga kui kuskil mingi nihe toimub, siis vaadatakse tõesti nagu, et rahakoti pealt? No mulle tundub küll, eks see on mingi osakaal, kes igal ajal ostab ja saab seda endale lubada. Ja on ka see kuvand, et kui on mahetoodet, siis kindlasti on hirmus kallis, aga tegelikult üldjuhul on see hinnavahe nagu ongi sendid, ütleme piimaliitri kohta poes. Ja viimased 6 kuud on Käinapoes näiteks mahepiim odavam olnud kui tavapiim, nii et aga see on see kuvand, et kui on mahe, siis on kallis ja kui paljud üldse inimesed teavad midagi mahetootmisest, kui sa ise ei ole põllumees, et siis mõtled küll, et sa mõtled nagu ise, et ma tean, et mahe on hoopis midagi muud, aga keskmine inimene ta ei tea midagi sellest. Kui on ilus pilt peal, siis nii ta läheb. Mul on suurepärane võimalus olnud siin juba paar aastat niimoodi, et ma enam riigi eest ei räägi, et siis ma võin ka paar kriitilist nooti suunata, et tegelikult need on ka hästi paljuski sellised probleemid, mida on võimalik
noh, mitte täielikult ära kaotada, aga leevendada selliste asjadega, noh nagu näiteks ka seesama, et riik ju teeb väga palju hankeid, riik on ise väga suur ostja ja eelistada seal mahetoodangut, eriti kontekstides, kus on ka väga hea viis inimestele õpetada seda, mis on mahetootmine ja mis need eelised või keerukused on, nagu näiteks koolides toidu nii-öelda neid hankeid tehes, et siin on hästi palju võimalusi, mida tegelikult ei kasutata, sest ma arvan, et seal on sarnased hirmud, et kui kuskilt midagi tellida, et on kallim, aga siis ongi nagu selline kahekäeline probleem, et ühest küljest makstakse nagu toetusi, mis õieti ei toimivat või ei aitagi nii palju, ja teisest küljest seda turgu või seda nii-öelda tellimust ei looda, sellepärast, et justkui see on kallis, aga lõpuks makstakse lõppkokkuvõttes kogu süsteemi peale ikkagi rohkem. Aga küsimus, et milliste mahetoodetega nagu ollakse konkurentsivõimelised Euroopas või kui me võtame, mis Hiiumaal toodetakse? No peamiselt on teravili, on mahekaar, mis läheb siit Euroopasse, aga seal on ka niimoodi, et kõik oleneb, kuidas seal lõuna pool saagikus on, et seal hakkab koristus ennem pihta Lõuna-Euroopas, kui seal on nagu vilja vähe, siis hakatakse meilt hea rahaga seda ostma, kui seal on vilja palju, hind langeb, nüüd me oleme nagu koristuskonveiri suht lõpus, et Soome on ainult peale meid. Ja siis siit liigub ka Soome seda mahevilja, et kus poole puudu jääb, siis sinna see liigub. Et ma just lugesin mingit edulugu Lõuna-Eestist, et mahetatar oli kasvates, oli väga edukas ja sai realiseerida. Jah, see on niimoodi, et mõni aasta on edukas ja mõni ei ole nii, nagu ikka käib, et aga hea, kui kellelgi hästi läks. Pea kuu aega tagasi, augusti lõpus, toimus taaskordne Hiiumaa põllupäev ja sealt jäi kõlama kriitika, et Eesti põllumajanduspoliitikal puudub pikaajaline visioon. Poliitikat tehakse siin ka kohalikul tasandil ja praegu on meil üsna populaarne teema see, et ei suudeta kuidagi joont alla tõmmata ja lõpuni viia meie üldplaneeringut näiteks. Kas selle üldplaneeringu protsessis põllumehi on kaasatud? Kas sinna on küsitud sisendit, et kuidas kajastada kas siis mingid rohealasid, mingisuguseid väärtuslikke põllumaid, et teil jaguks põldu, et te saaksite kuskil üldse teha, areneda ja suureneda? Kuidas selle kohaliku poliitika tasandiga on, et ma saan aru, et riigi tasand juba sai oma kriitika kätte? No päris seal nagu selles, ütleme nii, et meil on hea koostöö kohaliku omavalitsusega ja kui midagi on vaja, siis alati saab küsida ja ajame need asju koos. Et kohalikud koolid proovivad ju ka alati rohkem võtta Hiiumaist ja näiteks ka mahetooteid oma valikusse, aga kuskil jälle midagi takardub. Aga miks on jäänud mulje, ma vabandan, kui see tegelikult nii ei ole, et kui me räägime kohalikust toidust, on ta siis koolis või on ta lasteaias, siis see toimib senikaua, kui mingi projekti rahaga seda tehakse. Nii kui projekti raha on läbi, nii see ilus elu on ka jälle läbi. Aga sellega on väga lihtne näide, kui kohalik lasteaed ostis kartult endale sisse, kohaliku tooti käest €1 projekti raha oli taga. Aga Poolast tuleb tal kartul siis 36 senti kilo. Et lihtsalt eelarved ei võta seda vastu. Et kui lisatoetust selle jaoks ei anta, siis lasteaiad, koolid ei suuda seda vastu võtta. Õnneks nüüd tuli õppeasutustele uus toidlustuseelnõu või mis ma see täpselt on, et kus soovitatakse kohalikku toitu anda. Et seal vist, ma ei tea, kui range see on, aga 300 kilomeetri raadiuses peab kogu toit nüüd tulema lauale. Ja kui homne päev võetakse vastu otsus, et rohkem kohalikku toitu, siis seda toitu peab olema ka pakkuda. Et ei ole ju, et homme nüüd võtame kõik kohalikku toidu. Pole seda kohalikku toitu kohe hetkega nii palju ka võtta, ma arvan. Okei, ütleme, et võeti või võetakse see mingisugune määrus vastu, ilus tore jälle, aga see reaalsuses ka toimib. Kas lasteaedade juhatajad või köögikokad või kes iganes annavad teile juba praegu sisendit, et järgmine kevad palun pange see teine või kolmas kogus mingeid asju maha ja järgmisest sügisest, kui see valmis on, ma ostan selle kõik teilt ära? No ei, mul ei ole, aga ma ka ei tegele köögiviljakasvatusega, aga ma tean, et on kohalike köögiviljakasvatajad, kes saavad viia koolidesse ja lasteaedadesse mingil määral oma toodangut. Et see on ka see, et kui me üleriigiliselt näiteks, et soovime, et oleks koolides näiteks 30% mahetoitu,
siis üsna tihti juhtub see, et meil ei ole Eestist võtta, Eestis on talv. Mis me siis teeme, toome Hispaaniast need avokaadosi siia, et see on ka nagu jälle teistpidi vale. Et see on keeruline asi. Et sellest siukseid pikemaid tellimusi, veellepinguid, siukseid asju minu teada ei ole. Just nende väiksemate kartuli- ja juurikakasvatajatega. Et mille peale nad saaksid toetuda järgmiseks aastaks. No kui praegu vähemasti sotsiaalmeedias peaaegu et igapäevaselt käib läbi, et kas nüüd eile oli või järgmisel neljapäeval on näiteks lestapäev, et kõik Hiiumaa õppeasutuste lapsed saavad lesta jällegi Euroopa kalandusmeetmete toel seda kõike nagu tehakse, siis äkki peaks jooksvalt kogu aeg olema ka, et näed, et kui neljapäeval süüakse lesta, et siis kolmapäeviti on Hiiumaa maheveis näiteks on see, millest tehakse lasteasutustes toitu. Jooksvalt kogu aeg, et nii kui üks projekt lõpeb, nii järgmine algab, et vahet sisse ei tulegi. No proovime. Aga õnneks on meil nüüd Hiiumaa Põllumeeste Liit, kelle alla saavad kõik tootjad koguneda, kellega oleks siis nii vallal kui tootjatel oleks info liikumine parem. Nii et ühesõnaga teil veel ei ole, aga võiks vald ka teie liige täitada see olla näiteks. Aga ootame. Rõõm kuulda. No jällegi jõuame siia nii-öelda korraks teie võib-olla vaatesse või et üldplaneeringud ja selline põllumaa kasutus või ütleme tulevase põllumaa kasutus. Hiiumaal tegelikult tõesti see, kuidas öelda, elamualade või ehitussurve ei ole nii suur, et see võtaks meilt nii-öelda maid käest ära. Aga ma saan aru, et muudes piirkondades see võib täiesti nii-öelda reaalne ja tõsine probleem olla, et see surve, eriti, ma ei tea, suuremate linnade lähiümbruses, mis nii-öelda valguvad järjest laiemaks, et on see ikkagi tõsine teema? Ja kindlasti need kõik tõmbekeskused, rõngas vallad, eks ole, kui me võtame mingi Rae valla või Harku või kõik 5 valda ümber Tallinnat või Tartu lähedal, et seal on tõesti küsimus, et kuhu need uusarendused või tööstuspargid tulevad, enamasti nad tulevad ju põllumaade peale, et seal on just muud koostööd nagu ei saagi olla, et võetakse midagi ära põllumeestest. Kunagi oli muidugi üldplaneeringul väga tähtis osa metsamaadel, mida juba paarkümmend aastat peaaegu ei ole, et võis planeeringuga määratleda mingid puhkemetsad või kaitsemetsad, et seda enam ei ole, et seal on ka side jäänud palju väiksemaks või me ei saa midagi ette kirjutada üldplaneeringuga, mida metsamees saab teha, mida ei saa. Et ma arvan, et Hiiumaal sellise suuri probleeme üldplaneeringu ja tootjate vahel ei ole, et neid arendusi ei tule kuskile põldude peale siin, et siin on seda metsamaad ja... Meil tulevad võib-olla arendused küll väiksemas mahus on rannaaladel, et sinna siis ei saa jälle veiseid viia. Jah, see on nagu teine asi, kõik tahavad nagu randa ja teine asi, eks ole, millega nüüd need saarlased on väga õnnetud, et tulevad mingi plaanitavad kõrgepingeliinid, eks ole, mis sõidavad üle põldude. Et ma loodan, et siia Hiiumaa taha ei tule seda tuuleparki ja seda kõrgpingeliini ei ole vaja tõmmata siia. Üks aspekt, mis selle juures nagu minul alati kõlama jääb, on see sama, mis sa välja tõid, see nii-öelda pika visiooni küsimus, et tegelikult on mitu korda läbi käinud see aspekt, et meil on maale väga mitmes tähenduses ääretult palju nõudmisi, ootuseid, kõik peab kuhugi ära mahtuma, pluss mitte ainult ära mahtuma, vaid eks me kõik tahame ka ju teatud mõttes ruumi selle ümber, mis meil on. Ja see vajab tegelikult väga hoolega läbiplaneerimist, mis on sellised positiivsed asjad, mis on toimunud viimastel aastatel, on see, et on loodud Maa- ja Ruumiamet, mis aitab natukene ka sellist nagu riigi ülest vaadet kokku tuua, selgitada, on loodud riigiarhitekt, kes ka peaks nagu natukene mõtestama kõiki neid laiemaid arendusi, sellepärast et meil ei ole valikuks ainult see, et me neid nii-öelda linnasid ainult niimoodi valgalastame ja laiendame ja ehitame linna ümber põldudele, vaid meie linnad ei ole väga tihedad. Nad võiksid olla kordades tihedamad ja see võimaldaks nii-öelda seda survet, mis nii-öelda praegu nende linnade ümber laieneb, kokku tõmmata. Positiivne areng on ka see näiteks, et Tallinnas on ka linnaarhitekt, kes aitab ka natukene sellist nii-öelda poliitilist arenduse nagu pinget alla tõmmata ja ehk sellega kaasneb ka see pikem visioon, sest
needsamad küsimused selle ümber, et kas me teame, mis saab, kui projekt lõpeb. Näiteks, et kui koolitoit on saadud mingi projekti raames mingile kujule, mingisugune tellimus on, siis tegelikult ei ole ju võimalik täna ette näidata, öelda, et mis siis saab. Miks sa teed investeeringuid, kui sul ei ole seda pikka visiooni? Sa teed seda siis, kui sul on kindlus, et esiteks, et on kokkulepped ja teiseks, et need kokkulepped peavad ja sellega ongi see on nagu minule nagu sellise poliitikaloome juures ääretult olnud, et sa ei saa asju lihtsalt ära muuta ja öelda, et nüüd on nii ja siis homme tagasi ümber keerata. Vaid näiteks mulle lihtsalt meeldib see nagu näitena seesama riigihanke seadus, et kui sa hakkad näiteks tekitama nõudeid mingisugustele keskkonnahoidlikele riigihangetele, ütled, et okei, et aastast 2035 peavad kõik koolitoidu hanked vastama mingi sellisele aspektile. Sa ei tee seda täna, aga sa teed seda ette niimoodi, et kõik jõuavad planeerida, kõik teavad, millised nõuded hakkavad kehtima, millised tellimused tulevad. Ja ma arvan, et see on üks asi, millest nende pikaajaliste visioonide juures räägitakse või oodatakse. Et veel rääkides planeeringutest, siis tegelikult üks tendents, mis nagu Eestis on see, et on meil olemas seltskond, kes arvab, et meil ei olegi planeeringuid vaja tuleviku visiooniga, see on ainult piirav tegevus. Ja teine asi, kui me räägime rannikualadest, siis kindlasti see surve tulevikus suureneb, jälle kui vaadata neid seaduse muudatusi, mis praegu on töös, siis ühtepidi meie eesmärk on suurendada kaitsealuste territooriumite osatähtsuse Eestis kuni 30%-ni ja on ebareaalne, et me teeme uusi looduskaitsealasid või rahvusparke, siis üks lähendus on see, et kogu rannakaitsevöönd muutub ka kaitsealuse objektiks, see on nagu üks pool. Ja teine asi, et riik tahab oma käest ära anda ehituskeeluvööndi vähendamise kohaliku omavalitsusele, et see on ka kindlasti tulevikus Hiiumaa valla üks teema, tähendab, et kus kohas, kui palju seda ehituskeeluvööndit vähendada 200 meetriga, et jällegi need on praegu ei ole veel seadus kirjutatud, aga vähemalt eelnõus seletuskirjas on nad sisse kirjutatud. Nii, Tõnu. Planeeringu puudumine või ei saa öelda, et puudumine, vaid ajakohase planeeringu puudumine on tõsine teema Hiiumaa jaoks. Jah, üks asi on ehituskeeluvöönd, teine asi on ikkagi tänane veekaitsevöönd, piiranguvöönd, mis on kõik seotud 1 meetri, tänase siis riigi poolt seotud 1 meetri kõrgusjoonega ja kuigi seadus annab siis kohalikule omavalitsusele planeeringuga määrata see joon, ei ole seda siis suudetud siiani teha. Ja see on siis juba tegelikult aastat 2007, kui muudeti seadust ja anti see ülesanne ja nüüd ühinenud siis Hiiumaa vald on selle üldplaneeringuga tegelenud 2018. aastast ja mulle küll tundub, et see protsess ei lõppe nii peapalevana, oskab öelda, ta pikendas veel siis selle planeeringu koostamiseks kaasatud ettevõttega lepingut kuni järgmise aasta lõpuni, aga kas selleks ajaks see suudetakse selliseks viia, et kõik osapooled sellega nõustavad, sest ajas arusaamad ja mõtted muutuvad ja nii pikale veninud asja kirjutada nüüd või parandada nüüd niisuguseks, mis oleks siis kõiki osapoole rahuldav, tundub küll üsna lootusetu. Meie, kuna me oleme just Käina lahe ääres, kus see tänase 1 meetri kõrgusjoon ulatab kuni kilomeetri kaugusele tegelikult rannajoonest, siis meie põldude sisse lausa tekivad need 20 meetrid veekaitsevööndid, seal siis piiranguvööndid, et me sisuliselt iga päev rikume nõudeid, aga kuna neid andmeid kasutab ka PRIA veekaitsevööndite oma ja neid kaarte just, siis me ei tea iialgi, millal meil võid tulla sealt kaasa rikkumised ja sanktsioonid. Ja lisaks sellele siis veel, kui vaadata, kui palju ressurssi ja ka inimestele bürokraatiat tekitab see, et iga üksiku juhtumi puhul, kus see ehituskeeluvöönd on täna
põhjendamatult kaugel siis tegelikult rannaalast, siis jah, see on, ma pakun, et siin ikkagi ma ei tea, kas sajad, aga kümneid ja kümneid detailplaneeringut koostatakse ainuüksi seepärast, et täna puudub meil üldplaneering. Nii, üks küsimus oli, ma tulen mikrofoniga kohe Toivo juurde. Seoses selle üldplaneeringuga küsiks nüüd põllumeeste käest, reaalsete põllumeeste käest, et mis on nende arvamus. Asja tagama on natuke see ja üsna palju see, et Hiiumaal määrati väärtuslikuks põllumaaks üldplaneeringus määratakse. Tahetakse määrata, vist oli 31 punkti. On Hiiumaa keskmine ja kõik üle sellel pannakse Hiiumaal väärtuslikuks põllumaaks. Rääkimata sellest, et väga paljud ka praegu PRIA toetuste all olevad need põllud ja ka niidud on väga killustatud. Ma küsiks nüüd reaalsete põllumeeste käest, et kui suur peaks olema üks põllumassiiv, et seda peaks nagu harima hakkama. Üldplaneeringus seda suurust ei ole, vaid vastupidi on pandud mullakaardi järgi Vene ajal koostatud. Selle järgi hindepunktide alusel võetud, et see on nüüd üle Hiiumaa keskmise ja paneme kõik väärtuslikuks põllumaks. Et reaalsed põllumehed, kui suur peaks olema asi, et seda nüüd saaks nimetada massiiviks? Et nagu pindalalt, kui suur? Sa mõtled just siis nii-öelda majanduslikus mõttes, et kust tasuks alates määrata siis ühte massiivi nii-öelda, et seda tasuks majanduslikult üldse hakata põllumajanduslikul eesmärgil kasutama? No kui ta maja taga on, piisab 0,5 hektarist ka, aga muidu võiks natuke suurem olla, ütleme. No hektar on täitsa tehtav. Et Hiiumaal ongi väiksed põllud. Kui sul ongi neid hektareid 10 tükki ja kõik on 10 kilomeetri kaugusel üksteisest? Ja et siis ei hakka minema, jah. Sellest tuleb, mis selle põlluga teha. Kui sa selle hektari peal kasvatad kartult, siis hektarist on küll rohkem. Kartul hakkab juba 0,3-st täiesti piisav maapind. Et see on väga spetsiifiline, et teravilja, jah, ütleme, et 0,5 hektarist on nagu, kus sa saad juba traktoriga ringi pöörata ja saad midagi teha ka. Aga ütleme, et heina või midagi teha, siis alla hektari nagu ei ole jälle mõtet. No loomade karjatamise seisukohast on natukene veelgi keerulisem, et võtta kasutusele mingi 0,5 hektarine maalapp, mis ei ole sul seotud siis ülejäänud karjamaaga on väga keeruline, aga samas kui sul on suure karjamaa sees 1 hektarine maalapp, mis ütleme, siis lõhub seda karjamaad, siis see on väga oluline. Oleneb jah, millega tegeleda ja kus ta asuvad. Võib-olla repliigi korras Toivole, et ma tean, mõned aastad tagasi käis vähemasti Riigikogu ühest eelnõust läbi, et see piir võiks olla 2 hektarit. Aga kuna see eelnõu ei jõudnud mitte kuhugi ega ole tänaseni jõudnud, siis tõenäoliselt see seal lihtsalt eelnõu vormis ka on. Küll aga nagu siit praegu vastustest võis aru saada, siis kui tuleks teile homme vallavanem ukse taha ja küsiks, et kuidas me siis sinna üldplaneeringusse selle kirjutame, siis ega tegelikult ühtset õiget vastust vist niimoodi välja ei tulnud. Et kui paarkümmend aastat tagasi me ka tegelesime väärtusliku maastike või väärtusliku põllumaaga, siis me soovitasime kasutada, et kui on 20% kõrgem kui maakonna keskmine, see on väärtuslik põllumaa ja lisaks boniteedil arvestada ka ajaloolist kasutust, et võib-olla soosiks nende väikepõldude kasutamist, mis on läbi ajaloo on kasutusel olnud, et ei vaataks ainult boniteete, aga see mõte ei lennanud ka, et ikkagi mindi boniteedipunktide peale. Aga ma ei tea, kas Hiiumaal on siis 33-31 keskmine boniteet, et ma ütlesin 33, te ütlesite 31, et ma ei tea, igal juhul kuskil sinna kantid on. Aga kindlasti peaks vaatama mitte keskmist, vaid natukene kõrgemat, peaks vaatama jaotust, et kas ta on siis 10% kõrgem kui maakonna keskmine või 20%, et seda peaks nagu lihtsalt vaatama, mis need pindalad on.
planeeringu seisukohalt veel võib-olla jah, et täna, mis siin menetluses on, see tänane planeering, seal minu arust on natukene liiga detailselt püütud minna, arvestades ikkagi, et meil on tegemist biosfääri programmialaga, nagu Toomas siin hommikul või päeval esimeses ettekandes rääkis, et siin on vaja just püüda siis just selle kogukonna nägemust hästi palju välja tuua. Siis meie tänases selles variandis on näiteks, mis mulle eriti sealt silma jäi, oli see rohekoridoride teema, kui me räägime täna, et Hiiumaal peaks olema ikkagi, kogu Hiiumaa peaks olema selline mõistlikult majandatav ala, siis seal püüda siis kaardistada siis loomade liikumisrajad sellise täpsusega ja sinna siis nende radadele panna ka omad tingimused, mis tingimused, kuidas sinna võib karjaaedu labada. Et see tundus nagu täiesti mõttetuna. Et me peaks ikkagi mõtlema seda, et Hiiumaa on selles mõttes tervik ja me püüame tervel Hiiumaal siis majandada mõistlikult niimoodi, et tõesti, et jääks loodus ellu ja jääks ka inimene siin ellu, et ei ole selliseid piirangud planeeringusse, need on liiast. Seda enam, et me eeldame, et see dokument jääb kehtima võib-olla 20 või 30 aastaks või vähemasti annab meile suunad kätte, on ju. Kui siin ennist tuleme korraks tagasi Kalevi esitluse juurde, siis oli seal juttu, et võimalikest tulevastest põllukultuuridest, et hirss, suhkrumais, bataat ja nii edasi. Kuidas teile tundub, et kas sellistel asjadel Hiiumaal on tulevikku või nii-öelda teie näete oma tulevikku, kui me räägime just põllumeeste suunal ikkagi selliste läbiproovitud enda najal, oma nahal katsetatud asjadest, et see, mis töötab, see töötab ja me tõenäoliselt ei pruugi lähiaastatel siin suuri bataadipõlde või hirsipõlde näha? No bataadi proovime kindlasti ära, et nägin Tartus seal kasvasid küll. Et ega me siis ka kehvemad ei ole, see on moes praegu see bataat ja selle teeme küll ära. Ma saan aru, et põllulapp on juba välja valitud. Jah, see võib natuke liiga savine olla, mis praegu on välja valitud, aga vaatame. Üldiselt ühtegi sükst uut asja nagu Hiiumaa põllumehed ei karda, ikkagi proovitakse, et kuna meie kliima on ikkagi erinev kui tegelikult Võrumaa kliima, siis miks mitte, kõik uued asjad on teretulnud. Kui me täna räägime sellest Hiiumaa teraviljakasvatusest, siis kui palju sellest on sellist nii-öelda inimese söögiks ja kui palju on nagu loomasöögiks, et on seal mingisuguseid protsente võimalik välja tuua? Ma arvan, et see võib iga aasta erinev olla, aga eks kõik sihivad ikka pigem seda inimese toiduvilja, et rohkem nii-öelda raha saada, aga osa läheb ka söödaviljaks, aga seda osakaalu ma ei oska öelda, et palju üht või palju teist nagu tuleb. Ma just mõtlen seda, sihin sinna, et sellele nii-öelda toiduks sobilikku asja, et see on see, mis tagab meie toidujulgeolekut ju ja mida justkui võiks üha rohkem vaja minna ja kui ei ole vili see, mis meil selle toidujulgeoleku tagab, et siis tulebki hakata neid alternatiive vaatama. No kui me räägime siin praegu toidu ja söödavilja vahest, siis see enam raskel ajal, kui meil on seda toidujulgeolekut vaja, siis see ei ole vahet, enam vili läheb kõik. Aga jah, Hiiumaal on raskem toota toidu kvaliteediga teravilja kui mandril. Siin on minu teada proovitud seda, et olekski oma Hiiumaa jahu, millest toodetakse Hiiumaa leiba, aga lihtsalt kuna püsivat kvaliteeti ei tule, siis sellest on loobutud. Ma olen mõelnud, et miks Hiiumaal viinamarvi kasvatate, et viinamarva kasvatamine on väga populaarne Eestis, et meil on üle 100 tootja ja meil on oma veinitalud, et samas peaks olema väga meriline kliima, aga viinamarju ei ole. Miks? Maheviinamarjad. Meil on inimesi nii vähe, kes on siin saare peal üldse, et siis kellelgi ei ole vist urgatanud võtta, et seda viinamarja teha, kuigi ma olen soovitanud siin mõnel mehel, et hakka viinamarju kasvatama. Aga nüüd ta vaatab hoopis kartulite poole, nii et ma ei tea, võib-olla paneme siis viinamarjad ka ikka.
on olnud mõtetes jah, proovida, et saaks veini teha. et jah, kui nõukogude ajal oli meil üks sort Lätis, silga, mida kõik teavad, siis praegu on ikka hästi palju neid sorte toodud Kanadast ja nendega katsed käivad meil Rõhu katseaiandis ja päris need tulemused on. No Martin vist siin ütles, et temal juba nii-öelda järelkasv tuleb, kes enam ei ole nii-öelda maheusku, on ju. Aga kuidas meil üldse järelkasvuga lood on? Et kui me vaatame Hiiumaa majandusülevaadet, mis siis käsitleb juba 20+ aastat on võimalik neid lugeda, kus siis on kõik võimalikud erinevad valdkonnad välja toodud, siis kui me võtame ette seal näiteks selle sama põllumajandussektori, siis on viimased 5 aastat, keskmiselt võib öelda, et igal aastal on selline 15–20% kasv, kui me võtame sektori üleselt. Enam-vähem stabiilselt on olnud 50 inimest hõivatud kogu maakonna peale selles sektoris, et kas see tähendabki, et sama hulk inimesi, tulevad omad lapsed, võtavad nii-öelda vanematelt selle asja edasi, aga et mingisugust suuremat arengut või kasvu meil siin justkui ei paista kuskilt tulemat? Jah, võib öelda, et me oleme nagu saavutanud mingisuguse taseme, kus me nagu allapoole ei tule. Aga kui vaadata, siis ma arvan, et see aasta tulevad väga head numbrid Hiiumaa põllumajandusest. Aga kui me oleme niimoodi stabiilsed, siis see on ka täiesti hästi. Aga seda, et keegi kuskilt nii-öelda väljaspoolt tuleks siia ja hakkaks nullist mingit asja üles ehitama, kellel ei ole seost Hiiumaaga, kes ei ole kellegi poeg või tütar, et see tõenäosus on pigem olematu? Ei, eks ikka on tulnud ja tuleb... Või on äkki mõni käinud nii-öelda proovimas, aga lihtsalt ei ole nii-öelda avalikku kandepinda saanud, kuskil keegi ei tea sellest midagi? No näiteks on ju meil väga suur osakaal Hiiumaast Nastapeo istandused, et tema on ju ka tulnud väljast ja pannud siin need pajud kasvama ja eks kindlasti on veel ja veel, et ega me siis ju me ei saa kedagi ju öelda, et sina ära tule, et vaba maa, kes tuleb ja teeb ja tuleb kindlasti ka uusi mõtteid ja kui tuleb väljast keegi sisse ja kindlasti on võimalik tulla väljast ja teha midagi. Näiteks ka levendlipõld on ju niimoodi tekkinud, et kindlasti on neid näiteid. Eks siin on sellega, et praegu tulla Hiiumaale ja hakata niimoodi avama põllundust tegema on raske, sest kui mitte kõik, siis enamus põllumaast on hõivatud. Aga eks tänapäeva tendents on see, et kas sa teed põllumajandust suurel pinnal või just väiksel pinnal. Et seda väiksest pinnal tegijaid, neid on nüüd tulnud vaikselt juurde ja neid, küla peal on jutul, et hakkavad veel tegutsema 1 hektari paari peal toimetajaid. Et neid tegijaid tuleb juurde küll. Et jah, samas Hiiumaa on maakond, kus on põllumajandus kõige vähem kontsentreerunud, et see sama tabel, mis ma näitasin, et need suurtootjad, kellel on maad üle 200 hektari, et neid oli 15 aastat tagasi, nüüd on 17, et igal pool mujal, Saaremaal on 2,5 korda kasvanud, et mis on see põhjus, et kõik on nagu tasakaalu saavutanud ja keegi nagu ei taha väga laiendada või? No me oleme kõik ju sõbrad ja sugulased omavahel, me ei saa teineteisele karu keerata, nii nagu ajalooliselt on jäänud, nii ta on ja mis me ikka teeme. Aga teraviljatootjad, kunagi kui ma käisime Lääne-Virumaal, ma mäletan, mis Läänemetsa külas ja öeldi, et teravilja tootjal peab olema vähemalt 600 hektarit maad, et üks kombaini jagu, et kui palju sul maad on, et olla teravilja kasvataja edukas? Teravilja all mul oli see aasta 230 hektarit umbes täpselt ja kombaini mul endal ei ole, kõik võtab Martin ära. Et eks siin tuleb koostööd teha, aga selles, et see statistika on ilus asi, aga eks ta ole mõnes mõttes ka suur vale ka. Sest väga palju tootjaid on ju, see on tõenäoliselt PRIA andmetel, et tootjal on hektarid, et väga palju tootjaid on ju, kellel on mitu ettevõtet, et lihtsalt, et riske hajutada. Sest kuna PRIA on teinud need olukorrad ikkagi niivõrd karmiks, et nii kui sa komistad, siis saad kõvasti trahvi. No ma arvan, see on nii, et tootja, kellel on 600 hektarit teravilja, ütleb, et vähem, aga pole küll võimalik. Ja siis on tootja, kellel 4000 hektarit, ütleb, ei vähem, aga pole küll mõtet, et see võib väga erinev olla see, et millise pinna peal keegi siis nagu suudab ära majandada.
No, Tõnu juba alguses ütles, et temal juba nii-öelda ka järelkasv on valdkonna nagu üle võtnud, et tahad sa seda veel lisada ja täiendada, et kuidas suurem osa järelkasvu mõttes on? Ma tahtsin kõigepealt selle eelmise teema juurde nii palju veel, et uusi tulijaid, kui vaadata Hiiumaa tagasi, et kus uued tulijad siin olid, et omal ajal ja kus see ressurss ja maa siis tuleb ikkagi, et omal ajal oli Putkaste riigimajand, kellel oli maakasutus ligi 600 hektarit, siis suures jaos see liikus see maa soomlaste kätte, kes üritasid siin tegeleda seakasvatusega. Kui see lõpetas, siis ta liikus suures osas, see 500-600 hektarit liikus Astelpaju alla ja täna ma julgen arvata, et see maa on kasutusest väljas. Selles mõttes, et istandused on üle 10 aasta juba vanad nüüd suuresti ja viimastel aastatel ei ole ka seal olnud, tundub, et huvi enam saaki koristada. Jutt käib ainult siis hektaripõhisest toetusest, millega teda majandatakse. Et see on see ressurss praegu, maaressurss, mis võib mingil ajal liikuda uue omaniku kätte ja seda me ei tea. Ja kuna need on üle Hiiumaaga suhteliselt laiali neid tükke, mis täna Astelpaju käes on, kuigi riigimajade tükid olid omal ajal koos, siis raske öelda, et kui palju, kui see maa läheb või ettevõte läheb üks päev müüki, et kui palju siin on kohalikke, kes võtavad neid maad kasutusele või tuleb siis tervikuna mingi suur tegija mingite uute ideedega, seda on raske ennustada, aga üldiselt täna põllumaa on peale selle Astelpaju all oleva maa on kasutuses ja väga keeruline on isegi, kes tahaks tänased tegijatest laieneda, et ega neid võimalusi on ikkagi üsna vähe. Ja pigem, mis siis täna ikkagi ka meie puhul, kus me lisaks siis rohumaadele, rannakarjamaadele ikkagi oma loomadel peame talvesööda varuma, et täna siis mahetootjad on ka ikkagi jõudnud nii kaugele, et kuidas selle põllu, kus toota siis talvesööta, kuidas selle mulla siis viljakust säilitada ja ka tõsta looduslikul viisil, et siin erinevaid vahekultuure, asju üritame kasvatada ja et siis seda maad mitte intensiivsemalt, vaid efektiivsemalt kasutada, et sealt siis talvesööta toota. Nii, Martin tahab nüüd ära joosta, aga sa võid mikrofoni minu kätte tuua. Või tahad sa lõpusõnaks midagi öelda äkki? Jah, ma ütleks, et väga huvitav oli, räägime teinekord veel, ma praegu pean minema. Aitäh! Nii. Et üks asi, kui siin räägiti sellest, et tuli marjakasvataja ja ostis siin majandi ära ja üks oht, mis tegelikult nii Eestit kui meid siin ohustab, on Slovakkia näide, kus 97% on suurtootjate käes, ja need suurtootjad on ikkagi mitte ka Slovakkia kohalikud suurtootjad, et omanikud on hoopis teistest riikidest, et nende jaoks tegelikult Eesti põllumajanduspind on väga odav. Et mis hetkel nemad seda avastavad ja tulevad siia lihtsalt meid välja ostma. Ehk et nii nagu praegu, kes on vähegi metsaomanik, saab iga päev kõnesid, et ole hea, müü oma mets maha, siis varsti on nii-öelda lootus või kartus, et helistatakse, et teil on üks põllumaa, kas tahate seda mulle müüa? Jah, umbes nii see minna võibki. Et ma tahtsin öelda, et tõesti see põllupidamine Eestis ongi tegelikult perekeskne või järjepidevus, et me vaatame Maaülikoolis eriala põllumajandussaaduste tootmine ja turustamine, siis seal on hästi palju ikkagi on teise-kolmanda põlvkonna põllumehi, ja tulevad just bakalaureusesse, saavad nii targaks ja pärast enam keegi magistrisse ei taha tulla, tähendab, et magistri vastuvõtt on väga väike, aga bakalaurus on täitsa konkurss olemas ja see aasta ka alustas 42 uut tudengit. Nii et Põllumajandusülikooli vaates on tulevik on helge?
on lootusrikas. no nii, Tõnu. Tahtsin siin jah, et kui vaadata ka Hiiumaa eelnevat lugu, et siin on tulnud niinimetatud investoreid on tulnud siia ka varem tuletama, mis sai Hiiumaa piimatööstusest, et suurt uhkust tunti, kui tulid välisinvestorid väidetavalt siia ja see pidi helge tulevik olema, aga mis sellest lõpptulemus oli see, et ta täielikult on hääbunud ja üldse ka Eesti majanduses, et me räägime liiga palju minu arust majanduskasvust ja ka tähtsustame üle välisinvesteeringud, et ega ka Eesti mastaabis on ikkagi väga palju sellised hetketegijad, et tullakse, proovitakse, ostetakse siin nii maad kui ka kinnisvara kokku ja siis lahkutakse, et ega see lõppkokkuvõttes ei Eesti ega ka Hiiumaa majandusele pikas perspektiivis ikkagi suurt kasu ei too, et pigem tasuks olla ettevaatlik. Ja nagu Toomas ka siin rääkis, et see majanduskasv ei saa olla lõputu. Ja täna me selgelt näeme, et me tegelikult toodame oluliselt rohkem, kui me vajame ja sisuliselt, miks meie elu kallimaks läheb, me peame selle kõik, mis tegelikult kas lühiajaliselt või üldse mitte kasutusse ei jõua, me tarbijatena peame selle kinni maksma, et ega see kulutused on tehtud ja tarbija maksab selle lõpuks kinni, et see majanduskasvust ükskord peame, ei tohi seda tähtsustada, aga kahjuks täna nii riik kui kohalik omavalitsus oma tulubaasi seisukohalt näevad seda ainukest võimalust tulubaasi suurendada on majanduskasv, et ka see, et Hiiumaa vald on siin uhke, et elanike registris inimeste arv kasvab, et see ei saa olla lõputu, et siin võib tulla väga kurb näide sellega, et kui ühel päeval näiteks Tallinna linn leiab veel lisaks ühistranspordile ja lasteaiakohtadele veel mingi osa või mingi asja, millega meelitada oma registrisse inimesi, siis see võib väga päevapealt see arv võib kukkuda ja tulubaas on võib-olla isegi 2 korda väiksem, kui ta tegelikult täna on. Nii et nende asjade peale peab täna juba mõtlema. No aga mulle tundub, et kui siin meie arutelu keskel oli jutuks, et põllupäeva kandvaks visiooniks oli see, et riiklikult puudub selline pikaaegne visioon, siis see riiklik visioon võikski olla ju see, et toetame neid, kes juba mitmendat põldu peavad oma kogukonna siseselt ja kodu lähedal ja siis on kõik rõõmsad ja õnnelikud ja kui on täpselt seesama kontingent, kes tahab seda kõike täna õppida, siis kõik see toetab justkui sellist visiooni. Kas see võikski olla meie tänase arutelu selline lõpupunkt ja ühine tõdemus, et sellisena see on jätkusuutlik ja ka just siis kogukonda arvestav? See oleks väga tore, aga tegelikult praktikas on erisuste tegemine väga-väga keerukas, et mingisugune, me oleme kalanduses proovinud seda teha, ei ole õnnestunud ja et miks see puudub nagu visioon, põllumajandus pikaajaline, on see, et meil võivad olla väga head kavatsused, aga jällegi nende toetuste ümbermängimine alati kutsub esile suure protestilaineid ja jällegi survegruppide asju. Ta kutsub esile nendel, kes sellest potist nagu kõrvale jäävad. Just nimelt jah, et elu on tegelik võitlus ja lobistide töö, et kirjutaks 2 käega alla sellele, et oleks erisus ja me peame tegelikult regionaalpoliitiliselt toetama teatud piirkondi, et regionaalpoliitika ei ole ka meil just kõige
arenenum Eestis. Et see oleks üks võimalus kindlasti, et arvestada seda järjepidevust. Jah, ma sellega olen hästi nõus ja tegelikult ma pean tunnustama ja rõõmustama selliste tegevustele nagu näiteks sama liidu loomine, et sellised nagu osapooled nendes aruteludes on ääretult vajalikud, mida rohkem see nii-öelda kogukond koondub, mida rohkem suudetakse ühise häälega rääkida, seda tugevam see hääl on ja nendes aruteludes on vaja tugevaid kohalikke hääli samamoodi, sellepärast et mitte ainult, eks ole, selles erinevates Euroopa riikide maade kokkuostus ja põllumajanduse nagu sellises kontekstis pole suurettevõtete nagu see dominants tekkinud, vaid seega on ka nende hääl nendes aruteludes oluliselt tugevam ja see tähendab, et ka väga palju sellest arutelust läheb ainult üksikute väga spetsiifiliste vajadustega nagu ettevõtete siis kasu nimel. Et see on ääretult halb ja ma arvan, et kui me räägime tulevikust, on ta siis Hiiumaa või Eesti või Euroopa või kogu maailma kontekstis nende asjade läbimõtestamist, me peame seda pikka visiooni tegelikult sisustama nende arutelude käigus ja me peame seda tegema realistlikult, sellepärast et lõpptulemusena me praegu jälle oleme hakanud rääkima sellest, kuidas mingi hetk ikkagi nende keskkonnaasjadega on natuke üle piiri mindud ja ikkagi tuleb mingid asjad tagasi võtta. Et mulle tundub see praegu selline nagu, et ega inimene väga ei tee enne asju, kui hakkab valus. Et sul võib olla vannituba siuke, vaatad, et see vesi seal ei liigu päris õigesti ära, aga ega väga nagu remonti teha ka ei taha, kallis on. Ma arvan, et selle remonti hakatakse tihti tegema siis, kui avastada, et pool sein on mädanenud ja siis on, eks ole, juba kallim. Ja kui me vaatame neid samu projektsioone, on ta siis elurikkuse või näiteks kliima kontekstis, millest me Kaleviga siin rääkisime, siis neid valusaid hetki tuleb siin järgmistel kümnenditel ikka väga palju ja väga mitu ja nendeks peab olema valmis ühest küljest selle sama kohanemisega, aga teisest küljest nagu juba täna on võimalik pidada arutelusid, et nendesse mitte sattuda ja seetõttu see peabki olema selline nii-öelda mõistlik arutelu just ka selles mõttes, et me arvestame, me mõistamegi, kuhu poole me liigume, me mõistame neid keskkonnaprobleeme ja püüame seal seda tasakaalu leida, et kui siin huvigruppidest või organisatsioonidest nagu halbu näiteid tuua, et siis näiteks kui Eesti Autoomanike Liit näiteks arvab, et järgmise kogu see revolutsioon, mis liikuvuses toimub kogu maailmas, läheb kuidagi Eestist järsku mööda, et siis võib-olla see ei ole kõige mõistlikum hääl nagu debatis, et igal pool mujal toimub meeletu muutus, et meil kõik jääb paigale, et nii tihti ei ole. Et me võime siin väga palju nagu rõõmu tunda selle üle ja ka selle järelkasvu ja selle teadmiste üle, mis meil on ja ka selle üle, et Eestis nagu on neid põlvkondade kaupa talusid üle võetud, on ka õppima mindud, aga me näeme riikides, kus näiteks see põllumajandus on oluliselt intensiivsem, nagu näiteks Prantsusmaa, see Euroopa üks suurimaid põllumajandusülikoole, Agroparistek, seal on olnud juba mitmel aastal see, et tudengid tulevad lavale oma lõputseremoonial ja ütlevad aitäh teile hariduse eest, me ei kavatse seda kasutada, sellepärast et me tunneme, et see haridus, mis meile antud on selleks, et seda tulevikku, mida me tahame elada, ära hävitada ja me ei plaani sellist nagu intensiivset põllumajandust mitte kuidagi teha. Et see ei ole koht, kuhu me tahame liikuda. Tõnu, kuidas sa võtaksid kokku sellise visiooni? Jah, mis võib-olla mul on aastaid ka olnud hinge peal, et koha peal ikkagi rohkem tuleks väärtustada neid, kes on siin tõesti on põlisrahvas, on siin aastakümneid oma ettevõtlust teinud või ühistulist. Hea näitena ma muidugi tooks, et ei tulegi Hiiumaal ette praegu sukast ettevõtet rohkem, kes on siin tõesti 100 aastat tegutsenud, tooks Hiiumaa leivatööstuse, et algselt küll ühistuline ka ja täiesti täna ka kaudselt ikkagi ühistu liikmete oma ettevõte, et on suudetud säilitada ja tõesti nii toidujulgeoleku seisukohalt ikka väga oluline, kuigi see jahuvaru ja küpsetus jaoks kasutatav gaasivaru võib-olla ei ole väga suur, aga ta tõesti, kui meil peaks midagi juhtuma ühendustega, et siis
no nädal või 2 täna suudetakse leib küpsetada, vastasel juhul oleks see tõesti niimoodi, et kui on järgmine päev, inimene teab, et praam ei sõida, siis on kõik kauplused leivast, saiast tühjaks ostetud, kaasa arvatud ka sellest jahust, mis seal riiulis on. Et me peaks rohkem püüdma ikkagi sihukest kohalikku säilitada, mitte valimisloosungiks tooma, et töökohtade loomise, et see on ainult loosung, et täna kunstlikult luua töökohta, see on sihuke ühekordne efekt, et suudetakse, kui keegi tuleb, investeerib siia midagi, et töökohta luua, et pigem ikkagi väärtutatakse seda kohalikku inimest, kohalikku tootmist ja selle läbi ka siis ka meie kogu keskkonda. Selles mõte on nagu õige, et kogu aeg toetatakse uusi, toetatakse noori, toetatakse, et midagi tehakse, aga ei toetata ega väärtustata seda, kes on teinud stabiilsust, mis on aastakümneid juba olnud. Et samamoodi, et kui minul on tehtud külviplaan, on tehtud aastani 2021, ka 31, aga iga 5 aasta tagant muutuvad mängureeglid nii-öelda, et siis kuidas me seda stabiilsust nagu hoian, kuidas me seda mulda nagu hoian, et samal ajal mõte võib olla, et ma hoian oma mulda paremaks ja paremaks, aga samal ajal peab mul jääma ettevõtte elama ka, ma pean ikkagi, et kriipsu all peab olema plussmärk. Et sellest jah, et toetada ka neid, kes on kogu aeg kohal. Eelistagem kohalikku on täpselt see mõte, millega me võiks siis täna lõpetada. Ega meil siin tegelikult oleme juba aja täis ilusti rääkinud, aga juhuks, kui kellelgi on äkki mõni repliik või mõte või küsimus, mida tahaks veel meiega jagada, siis võin korraks mikrofoniga joosta. Aga kuna ma kätemerd saalist ei näe, siis ütlen teile suured tänud, teeme aplausi.